meil on veel väike kontserdiõsa. Et meil on õllud siin väga head õppajad. Et meil on õllud siin kaks noort pärimusmuusikut. Kertu-Liis Õnnis on Tallinnast ja on suur kandle asjatundja, väike kandle asjatundja. Ja temaga koon tuleb siia ja õpetas meie lapsi kohavil Emma Elisabeth Toots, kes tuleb Tartust Elleri koolist. Ja näil on nüüd ka, need suavad oma kunsti meile näidata, mida nemad kõik õskavad. Jah, tere! Siin on väga tore olnud kõigi nende lastega. Nad on nii kiiresti õppinud kõik kandla juba nii selgeks, et hakkan juba kartma. Aga minu vanaisa Felix Fritso oli Torikandis ka pärimusmuusika pillimees ja tema sündis minust 99 aastat varem. Aga nüüd saan tema jälgedes käia, et tema mängis igasuguseid erinevaid rahvapille ja eriti just lõõtsa ja ta on salvestanud ka mõned lood üles, nii et mängin ühe tema mängitud polka. Võib jalga tatsutada. Ja meil on veel Kõlmas pilliõpetaja Andrus Avarand. Tämä on trummimies ja oskab hästi rütmipille mängida ja tõõsel luu nad teevad kõik ühen koon. Jah, tere ka minu poolt ja nüüd pärimusmuusikaga on selline lugu, et see ei ole üldsegi mitte surnud ja ka tänapäeval on tänapäeva muusikuid, kes tegelikult loovad ka ise lugusid, oma loomingut, mida siis mängitakse. Ja meie mängime nüüd teile hoopiski teisest kohast pärit loo, see on Rootsist pärit lugu. Ja siis sealne viiuldaja, folkviiuldaja Mie Marin on kirjutanud sellise loo nagu Ardenner Menuetten.
ja nüüd kõlabki üks Viru valts siit samast Kodaverest. siia selleks just, et õppida Kodavere lugusid ja kõigepealt mängivad meie viiuldajad Eesti valtsi.
ja ühe nimi oli Liisa Polka. Nüüd me mängime Liisa Polka siis kõik koos. Mängime ka juba te kuulsite Viru valtsi, mis on ka siis selle kandi muusika. Viru valts D-tuulis. Saame kõik koos mängida Siisiku tantsu.
kolmeosaline kontsertetendus läbi, aga me tahame tänada